kui ma tõesti tagasi vaatan, siis saatus on ikka väga armulik olnud. Ma mõtlen ka selle peale, et kui mina sündisin, siis oli sõda ammu läbi ja minu ema unistas, tema oli veendunud, et Eesti iseseisvus tuleb tagasi ja tema oli kuidagi nagu üldse Nõukogude võimuga ei teinud palju koostööd. Aga mina nägin seda tagasitulekut ja sain sellele ka kõvasti käe külge panna. Et mis võib inimesel veel tahta. Siim Kallas oli üks neist, kes nägi Eesti taasiseseisvumist mitte ainult suure ajaloolise pöördena, vaid ka võimalusena ehitada üles vaba ja oma riik. Neid aastaid meenutades rääkis ta sageli nii toonastest keerulistest valikutest kui ka usust, et Eesti saab ise oma tuleviku üle otsustada. Just seda kindlameelsust ja lootust meenutavad nüüd ka tema kaasaegsed. Siim Kallas jääb ikkagi Eesti ajalugu Eesti krooni isana, Eesti krooni loojana. Nii et ma arvan, et see on väga oluline kogu aeg meeles pidada. Ja mis teda iseloomustas nii sellel krooni tegemise ajal kui ka hiljem, oli see, et Siim ei kartnud riski võtta, ta ei kartnud teha asja, mille kohta kõik ütlesid ümberringi, et see on võimatu. Kui ta oli veendunud, et see on võimalik, et seda tuleb teha, et see on õige, siis ta tegi seda. 2000. aastal Laari teise valitsuse ajal, kui mina olin sotside fraktsiooni esimees Riigikogus ja Siim oli rahandusminister Laari teises valitsuses, siis sündis ju see väga suur kokkulepe, kus Siim tõi sisse ettevõtete vabastamise tulumaksust, investeeritud kasumi tulumaksust ja siis meiepoolne sotsiaalminister Eiki Nestor ja meie fraktsioon võitlesid välja selle koostööleppena töötuskindlustuse sisseviimise, mida ka ei olnud, mis oli ju mingis mõttes ka uue maksu tegemine. Nii et selline pikk kokkulepe sündis ja see on pidanud siiamaani ja Siimu iseloomustaski see, et ta oli võimeline nii pikkadeks ja olulisteks strateegiliseks kokkulepeteks kui ka selles, et ta pidas oma sõna. Kuid vana sõbra Igor Gräzini sõnul oli Kallas Eesti krooni isana ka väga üksi, kus ta omade seast mõistmist ei leidnud. Just Eesti krooni tulekul läbi surununa läks ta koos viibimisele, kus peale ilkumise midagi muud ei kuulnudki. Need kroonid, need sinu sitased lepalehed, et kellel seda vaja on, et see pole raha ega midagi ja nii edasi. Ja kus ta ütles, et ta tundis, et kus kõik vanad kamraadid olid nagu tema vastu või kuidagi püüdsid teda mõnitada ja nii edasi. Ja ta läks sealt sünnipäevad minema kuskil öösel 12 ühepaiku ja ta ütles, et esimene ja viimane kord tema elus ta läks ära ja tal olid tema võidupäeval olid tal pisarad kurgus, kus ta tundis, et ta ongi üksi. Edasi tuli igasuguseid asju, tulid banketid ja peod ja igasugused autasud ja konverentsid. Aga see oli see hetk, kus ka väga võidukas ja selline edukas mees tegelikult oli väga üksi. Ja ta oli väga üksi, nii et Eesti rahvas seda ei näinud. Ega tal ei ole olnud see poliitikutee sugugi kerge. Ma mäletan, et 1994 suvel või kevadel, kui siis Mart Laari valitsus lõpetas, Mart Laar vist teda umbusaldati, siis tekkis kuskilt ettepanek, et toonane Eesti Panga president võiks olla peaminister. Ja kahetsusväärselt siis ta ei saanud vajalikku hääli kokku ja ta seda ametit ei saanud. Aga ma alles hiljem olen mõelnud, et see oli ikka parasjagu hea, et ta ei saanud. Sest muidu oleks Reformierakond jäänud sündimata ja ta oleks olnud seal Riigikogus omamata oma meeskonda, omamata seda seltskonda, kes aitaks mingisuguseid suuri asju läbi suruda. Nii et selles mõttes on kõik üsna hästi tal. Nüüd aastakümneid hiljem on Reformierakonna asutajad vaadanud tagasi ka keerulistele hetkedele, kuid Siim Kallas on rõhutanud, et minevikku ei saa jääda kinni. Solvumisega edasi ei saa. Kibedus ei ole abiks. Elada saab ilma kibeduseta, mitte ka tagasi vaadates, kes kellele liiva silma viskas. Ja huumorit peab olema ja niisugust tolerantsi, sallivust. Ja küll saab.